Kuidas see värk käib siis? Mõtleme välja inimeste nimed, kelle kohta küsitakse küsimusi. Ja nendesse ruutudesse peab kirjutama need. Okei. Kas see on mingi spetspastakas selle jaoks või? Jah, see on nagu tahvlipastakas. Okay. Suvalise pastakaga ei pruugi ära tulla enam pärast. See on 8 ruutu, meid on 3, et mõtleks ühe inimese juurde ja siis teeks nagu kõiki 2. Siis peab 2 tükki juurde vaatama. Miks? Nüüd on 3. No siis on 4, siis 4 korda 2 on 8. Aha, et teda ka 2 korda. Jah. Võtame siis. George W. Bush. Hea mõte, kõik teavad. Lõpeta ära, pane ära see kaamera nüüd. Tundub, et sa pead oma elus nagu tihti kokku puutuma politseiga, vaata. Siis on nagu kaamera nagu ainus kaitsevahend nagu. Selles mõttes, et keegi tuleb hakkab mingit... Ameerikas on väga nagu tavaline kaitsevahend politsei nagu harassmenti vastu ongi kaamera. Ta nagu ei saa teha midagi enne, kui ta nagu, noh, ta tuleb ütleb, et pane kinni nagu. Ja siis küsid, et nagu miks ma peaksin. Siis ütleb, et pane kinni. Kas ma ei tohi siin filmida, et nagu see on mingi tänav siin, et mingi seadus on. Ja ära filmi on mingi privacy law, mingi suvalist iba ajab sulle nagu. Kohe, kui sa kinni paned, siis hüpeldab sind läbi, nagu peksab sind täiesti nagu vaese omaks ja viskab trümmi, onju. Aga kui sa oled piisavalt enesekindel, et sa ei pane kinni seda, siis ta lihtsalt nagu kurjustab ja läheb minema. 1, 2, 3, 4. Oho, esimest korda lembit. Lembitit ei olegi olnud. Kujutle, et lembit võiks lahendada ühe probleemi, siis millise neist? Esiteks arvutiviirused, teiseks sõjad, 3. tööpuudus, 4. looduse hävitamine, 5. moraalitus ja 6. terrorism. See on ainult üks reaalne probleem nagu, 2. Ja, aga kas ta suudab seda? Probleemid siin ei ole, arvutiviirused pole probleem. Looduse hävitamine ja sõjad. Ülejäänud on täiesti nonsense nagu. Tööpuudus, moraalitus ja terrorism. Okay. Aga mis sina kindlasti? No, fakt on see, et sa ei saaks ühegi hakkama, aga pakume seda. Miks ma seda arvasin? Ei saa jah. Kõik liikusid ühe korra edasi. Okei, kujutle, et Peeter oleks tuba, siis milline neist? See pole muidugi raske siin jälle, vist tegelikult natuke variante ka. Kas töötuba, köök, veinikelder, soojamistuba, vannituba, sahver. See on lihtne igatahes. Ma tean, mis ma oleksin, aga ma tean, mis te pakute. Oota. Pakit. Ei. Okei, ma panen ikka nagu tegelikult, mis ma oleksin. Olgem ausad. Ja 3 on ju. Oh! Väga õige. Nii. Mis see 3 oli? Veinikelder. Nii, kujutle, et lembit oleks maailma rekord, siis milline neist? Esiteks maailma suurim hoiupõrsas. Kindlasti. Maailma pikim vorst. 3. maailma suurim lõngakere. Issand jumal. 4. maailma pikim eluiga. 5. maailma kõrgeim kangeim tšillipipar. Või 6. maailma kõrgeim ehitis. Näita veel need asju. No sa oled suht kõrge küll. Selles mõttes samas ma ei tea, võib-olla see vorst või lõngakere.
okei, otsustame. või tšilipiper. ajanäitaja, siis milline neist? stopper, bioloogiline kell, vanaisa taskukell, mikrolaine ahjukell, päikesekell, ajastusega pomm. nii. kusjuures sellele on küll väga lihtne vastust anda, aga. kui Rein oleks kell või? jaa, see on nagu, noh, vastus on ju olemas. ei tea. Rein on kinomaan, kinemaan. noh, bioloogiline kell oleks ju. no ta ongi bioloogiline kell ju. miks? organism ju. minu vastus. kui lembit oleks võitlussõda, siis milline neist? võitlus kehakaaluga, sõnasõda, generatsioonide vaheline vastuolu, ristisõda, tuumasõda, tähtede sõda. see on meie poistele paras mäng. seda nad suudaks seda nad suudaksid küll mängida, jah. Peaks mõtlema Indrekule midagi kinkima sünnipäevaks, siis nad vähemalt teeksid midagi nagu kodus. kingigi see mäng talle, kus seda saab? mina sain kaupsist teine ostsin. mäng on ka hea mäng, poiss oli hea nii, mõte. avaldame tõe. kas te mõtlete mulle sõnasõda või? see on ristisõda loomulikult. ristisõda ma või? mõtlesin ka selle peale. aga Lemp, sa kaotasid. sõbrapäev, suur reede, vabariigi aastapäev, aastavahetus, 1. mai, jaanipäev. see pole raske. no. see ei ole raske tõesti, natukenegi mõelda. pidupäev. ma mäletan, et ta ei ole üldse pidupäev, aga noh, vaatame, noh. 1. mai on mõni. ja mida see ema vabariigi aastal Savisaar, 1. mai on kommunistlik püha, sellepärast ma võtsin selle. ja liigume mõlemad 2 tagasi. 1, 2, ai. no, ma ei mõelnud selle peale. minu meelest on mingi kommunistlik värk seal või aga täpselt ei mäleta. jaa, vist oli küll, jah. kujutle, et Rein võidas kontserdipiletit, siis millise kontserdi ta valiks? 1 Luciano Pavarotti, 2 U2, 3 Metallica, 4 Spice Girls, 5 Anne Veski, 6 Kaater. Pavarott on surnud. see pole kvaliteedi näitaja sinu meelest. mina arvan, et Rein läks U2 kontserdile. Pavarott ei. 1, 2, 3. kas ta on surnud või? jaa. okei.